klass 53 Eesti meistrivõistluste intriig sai lõppu tegelikult matsi etapiga. Aga nüüd ma sobrasin omas mälus ja mõtlesin, et kas seda intriigi on kunagi olnud ja mulle ei meenu, et kehtiv Eesti meister oleks viimasele etapile ka tulnud ja ka selle võitnud. Toomas Repp, palju õnne soovib Rally.ee kõikide etappide võidu puhul. Ja sa vist tegid ajalugu. Mulle ei meenu, et oleks Eesti meister võitnud kõik just klassis 53 kõik sõidud. Ei oska selle midagi ütelda. Sulle, Raivo, minule ei meenu. Aga las nad arutavad pealast. Ma ei väida, et mul on õigus, aga millegipärast tundub, et sa tegid nagu selles mõttes ajalugu. No, loodame. Aga ütleme nüüd, sa tulid juba Tapa etapile kindla meistrina. Kas see nagu natukene kuidagi psüühiliselt oli nüüd kergem starti tulla, et läheb kuidas läheb, ma olen meister nagunii? Ma tulin starti ainult fännide pärast. Tegelikult? Jah. No jah, ja tegid jälle selle, et alustame sellest, et sa startisid ju 2 sõitu, poolfinaali ja finaali ju viimaselt kohalt. Ka see ei meenu mulle, et keegi viimaselt kohalt oleks 2 sõitu võitnud. Poolfinaali ja finaali. Joppas jälle. Jälle, no see on teil firma märk Joppas. Et nagu tulidki ikkagi fännid pärast ja tegid ka endale rõõmu. Aga kui me nüüd vaatame juba üle künkapiilume aastasse 2021, tiim Repp, peamehaanik ja peapiloot. Kui fännid nõuavad, siis sõidavad. Kui ei, siis ei sõida. Ja kui fännid nõuavad, ehitab Raivo ka auto kindlasti. Ja tervise lubab. Autot teha ja Toomasel sõita. Ainult fännide pärast. Ja kui me nüüd meenutame Matsi autokrossi etapi intervjuud, siis see fännide kari taga oli meeletu. Nii et ma võin juba 99% tõenäosusega öelda, et ega nad sul seljast vist ei roni. Et saab Raivo jälle natukene tööd teha ja... Ta on nendele lemmikuks saanud fännidele. Ja nüüd enam, nüüd lõpuks veel Eesti meister. No sa ütled küll fännide pärast, aga samas ju vaata, öeldakse, süües kasvab isu ja ei jää üks ilma kaheta ja... No Tom on nii palju öelnud, et kui ta välja tuleb, ta tahab ikka mingit kopsikut saada. Üks milline siis oleks, aga ta tahab ikka kopsik on ikka kopsik. Ainult vaata, see aasta on kehvad kopsikud nagu maru hauplikud, siit ei saa sampuski tuua. Kunagi viiakse nagu nii vana rauda. No ma ei usu, need on ikka nii kuulsad asjad. Et siis auto läheb pesemisse ja kõpitsemisse ja vaatame, mis teeb uue aasta kalender. Kui öelda, siis enne seda sõitu pärast matsit on 6 aega selle autoga tööd. Et ei ole... Kui palju see auto lahti võeti ja kokku pandi selle 6 aja jooksul? Jäi alla tõsiselt. Ja kõik? No jah, seda sai kannatada, kui küllile käis, kabiin sai kannatada, kapot sai kannatada, sai uuesti kõik vedrustik ja kõik sai ikka üle vaadata. Mootor käiguga. Mootor võeti lahti. No ja kontrollit. Sellepärast läkski nii pikaks töö. Et siis juba, kui teha korraga uuesti. Aga kuidas sa ütled, kuidas siis nüüd võrreldes Matsi mootoriga, praegu selle mootoriga, muidugi rajad on erinevad, aga kus sul endale nagu minek tundus? Ega mootor on sama. Mootor on sama. Siin oli selles mõttes sekundi vahe oli, et ega siin lihtsalt kui tee vabaks sai ja Mait läks jokkerisse, siis lasid hambad ristis ja muidu hoidsid ikka autot ja sõitsid kindla peale, aga tol ühe ringi pealt alati pingutada. Muidugi, ütleme, Tapa raja jaoks ideaalne ilm ka. No klaasid esimese ringi sa said kivi ka, aga nii õnnelikult, et ta päris vaatevälja ei tulnud, et lasi sõita küll. No nüüd on jälle klaasivahetus ja ma usun, et fännid ka ei luba Toomasel loorberitele puhkama jääda. No siis ongi lihtne. Rally.ee soovib veel kord etapivõitjale Eesti meistrile palju õnne ja uuel aastal kohtume. Loodame. Samad sõnad, Raivo, sulle. Fänklubi suured tänud teile ka.